Ajakiri Eesti Naine toob eetrisse uue osa vestlussarjast Iga naine on lugu. Mina olen Piret Kooli. Tere sulle, kes sa meid kuulad. Minu tänane vestluskaaslane on naine, kes läks juuksuriametit õppima väga isiklikel põhjustel ja kelle lapsepõlves puudus võimalus hoolitseda just talle looduse poolt antud naha eest, nii nagu see vajalik olnuks. Kuid need seigad pole ainsad, mis selle naise lugu on vorminud. Tal on ka laulu hääl ja näitlejaanne ning tuleb tunnistada, et ka silmapaistev välimus, mille pärast teda siiani tänaval peatuda palutakse. Kõigest sellest ja veel mõnest omapärasest seigast tema elus me kohe räägime. Mul on täna külas Sandra Asilevi. Sandra, tere! Tere! Kuidas läheb? Väga hästi läheb. No, mida tähendab hästi? Hästi tähendab seda, et mul on tervisega kõik korras, et mul on perel tervisega kõik korras, et mul on praegu täpselt sellised tööd ja projektid, mida mulle meeldib teha. Ja on suvi, mis on mu lemmik. Ja nii ongi. Jah, täpselt parajalt saan teha tööasju ja puhkust ja kõik on kuidagi mõnus praegu. Kõiki oma 3 tööd või on 4 ka juba juurde tulnud? Kõiki 3. Ehk laul, näitlemine ja juukselõikus. Käärid on taskus, jah? Tead, isegi juukselõikusega on paus. Juukselõikus on mul asendunud vahepeal turundustööga. Ma läksin paar aastat tagasi tööle Pimedad tööde filmifestivalile. Pöffi, jah. Ja teen seal seda laste ja noorte filmide osa turundust. Lõikad sealt, mida lõigata annab. Kui juuksed ei lõika, siis lõikan sealt. Aga need käärid, kas need on sul kuskil, ma ei tea, käeulatuses ka, kaasas kotis? No kaasas kotis ei ole, aga kodus on ikka olemas ja ikka aeg-ajalt hoian kätt soojas küll. Sest just kätt soojas tuleb hoida, et see on nagu klaverimäng, vabandust võrdluse eest, aga kuna sa oled ka seda õppinud, siis ma saan aru, et sobib ju kenasti. Millal sa said õiguse kääre klõbistada? Õiguse kääre klõbistada ma sain 2008. Ja ma läksin pärast keskkooli kohe õppima ja siis tol ajal see kestis 2 aastat. 2 aastat kestis, aga ma tegelikult tööle hakkasin 2007 juba, nii et ma tegin seda 17 aastat. No 20 tuleks järgmisel aastal täis, kui vahepeal ei oleks pausi teinud. See ka kripeldab. Kas niisugust suurt pikka järjepidevust oled kunagi ihalenud või ihaldanud? Mitte otseselt ihalenud või ihaldanud, aga mul kuidagi, ma olen üpris püsiv. Et kui ma midagi ette võtan, siis ma ikkagi teen seda seni, kuni ma tunnen, et on jõudnud nagu mingisuguse lõppfaasi või mingi piirini. Et see ei ole mingi asi, mida ma ilmsesti nagu taga ajaksin, vaid ma nüüd mõtlen, et no, ma pean tegema 20 aastat seni, kuni saab täis. Aga kuidagi lihtsalt kui mulle midagi meeldib, siis ma teen seda suure armastuse ja hingega ja seni, kuni ma tunnen, et see armastus ja see kirg selle asja vastu püsib. No laulnud oled sa lapsest peale, sa oled 3. põlve muusik, kui nii saab öelda. Vanaisa mängis pille, ema laulis, sina läksid Ellerheina. Mäletad sa Ellerheina saamist ka kuidagi? See oli ikkagi eliitkoor ju. See oli niimoodi, et ma läksin Inglise kolledžisse õppima ja Inglise kolledžis lauluõpetaja oli mul Tiia Ester Loitme, kes oli Ellerheina suur juht, eks ju. Ja siis sealt see edasi arenes, et ma hakkasin koolis, laulukooris laulma ja siis sealt kohe otse edasi Ellerheina ja niimoodi ta läks, jah. Aga Tiia Ester Loitme, rääkides eeskujudest, no ma tean, et ta on olnud väga paljudele tüdrukutele, väga paljudele noortele naistele eeskuju. Kuidas ta sulle avaldas? Oli see karmus, oli see ekstravagantsus, midagi hoopis muud? Temas oli on jätkuvalt, on alles. On jätkuvalt kõik, et ja isegi ta ise on alles, aga ka ta see iseloom on alles. Karakter. Just, karakter on alles, et ta tohutult meeldib siiamaani. Mulle meeldivad inimesed, kellel on tugev karakter.
ja jah, temas oli nagu selles mõttes kõike, tal oli piisavalt seda karmi ütlemist, aga samas ta tegi ka piisavalt palju sinna juurde oma nalju ja huumorit, eks ju, et see kunagi ei ületanud sükest piiri, et minul ei tekkinud näiteks kunagi sükest tunnet, et issand, ma ei taha minna ta tundi või sinna laulukoori proovi või midagi sellist, et no tema karmusest on ka räägitud, lausa legende ju, eks ole. Ja oli, täitsa oli aga jah, see kuidagi pigem oli minu jaoks inspireeriv ja edasiviiv jõud, kui et ta oleks mind kuidagi kuhugi takerduma pannud. Et absoluutselt kindlasti eeskuju ja siiamaani, kui ma teda näen, siis ma ikka alati kallistan ja tervitan ja ei, ma olen suur Tiia Esteri fänn aga laulupeod ja koorilaul kui selline, kas need Ellerheinast väljakasvamise järel jäid ajalukku sinu jaoks? Vot ma ei mäletagi, millal mul see viimane laulupidu oli, ma tulin Ellerheinast ennem ära küll selles mõttes, aga siis oligi, mul jäi ikkagi see koolikoor ja koolikooriga me käisime ikkagi laulupidudel. Et tõenäoliselt ma siis käisingi äkki seni, kuni ma kolledžis käisin, ehk siis 9. klassi lõpuni käisin ma seal. Et ilmselt kuskile sinna aega jääb see viimane laulupidu mul ka, pärast seda ma ei käinud ise laulupeal enam, jah. Miks? See on hea küsimus, ma hakkasin ka praegu mõtlema, miks ma ei käinud. Ma nägin, jah, sellepärast küsisin. Ma arvan, et see võib-olla oli seotud sellega, et ma läksin 32. keskkooli teatriklassi ja seal teatriklassis oli juba endas nii palju, me käisime ju miniteatrite festivalidel ja tegime, kuidagi mul vist see maailm natukene muutus ja ma muutsin natukene oma seda suunda, et siis ilmselt laulupeo jaoks enam ei jäänud mahti, ma arvan, ja laulukoori jaoks, sest ma ka laulukooris ma ei käinud siis ka, jah. Ja pärast seda oled sa soolokarjääri nii-öelda valinud, selles mõttes, et teisi hääli enda kõrvale naljalt ei lase. Naudid sa seda? Väga. See on mu täielik selline koht, kus ma ikkagi hästi palju positiivset energiat ammutan, et see kuidagi toidab mind väga. No see on kallis, täna elamine on üldiselt kallis, eks ole, nii tavatsetakse öelda, aga muusika tegemine, eriti videote tegemine, produktsioonid, kõik need, see nõuab mingit nutsu. Nõuab. Kust seda saab? Mul on see sama küsimus. Ei, selles mõttes, jah, ausalt mul on see sama küsimus, sellepärast, et päris paljud asjad ongi jäänud selle taha, et lihtsalt ei ole seda ressurssi, et teha, eriti kui, see ei ole ainus asi, mida ma teen, et ma tahaks, mul on veel 3-4 erinevasse kohta vaja paigutada seda raha, eks ju, et siis nende salvestuste ja kõik stuudiod ja kõik asjad maksavad, et see rahaline osa oligi väga keeruline seal või on siiamaani väga keeruline, et ega seal ei olnudki midagi muud, kas on sul kuskil mingid head tuttavad, kes natukene aitavad, tulevad vastu, teevad soodukaid või annavad üldse tasuta midagi, laenavad mingit, ma ei tea, tehnikat või oma oskusi või mis iganes sellist asja või siis paned oma säästud kõik sinna alla. Seda ma tegin ka. Aga sul ei ole ju sääste, sul on 2 last, 3 töökohta ja kõiki asju teed sa sellepärast, et oma pere ja enda elu kuidagi ju mugavamaks teha, eks ole, kus sa seal siis nende hobidega tegeled. No võt siis sellepärast võib-olla ongi 3 töökohta. Jaa, vanasti olid vähemalt välismaal elavad sugulased, aga nendestki ei pruugi alati abi. Ei pruugi, jah. Ei, kuidagi ikkagi ma olen üritanud oma elus jaotada nii, et need rahapotid on natukene eraldatud ka, et on midagi, mis jääb kodule ja midagi, mis jääb muusikale ja sihukestele teistele asjadele, millele ma tahan kulutada. Kas sa investeerid ka? Ei saaks öelda. Ma olen mõelnud korduvalt. Kogud kuidagi, ma ei kogun tea, küll, mingid väiksed kogun, mul on oma, jah, seda ma teen, aga otseselt sükse investeerimisega sükses suures plaanis ei ole ma veel tegelema hakanud. 10-15 euro kaupa? No
niimoodi vaikselt tilgutan. Ja pensionisambad on sul ka kõik olemas? On olemas ja need on olemas. Ja palju ta siis ütleb sulle? Ma olen sellises vanuses, et mul ei saada palju väga lubada, aga olen mõelnud küll, et missugune oleks võinud olla minu pensionifond tänasel päeval, kui ma oleks hakanud koguma enne 40-ndat näiteks. Vaat see on hea küsimus, sest mina hakkasin tegelikult ka üpris hilja seda tegema, sest et mingi hetk oli ju see, kus ma tegingi projekti põhiselt asju ja siis mul oli ju, eks ma tegin firmalt oma töösid ja nii edasi ja sellist nagu ju igakuist tiksumist niimoodi ju ei teki niimoodi, on ju. Et see on hea küsimus ja ma tegelikult ei ole vaadanud, mis mul seal toimub, viimasel ajal, et ma isegi, ma jään sulle vastuse võlgu, ma ei tea, aga ma usun, et sul oleks oluliselt parem kui praegu. Aga ma usun, et kui see oleks väga tuntavalt miinusest, siis oleks pank sinuga ammu ühendust võtnud ja öelnud, et te olete meile võlgu. Ei, ma kahtlustan, et mul on plussid natukene. No õnneks ei ole sa veel 40 ka, kas sa ootad seda? Ma ei teagi, ma just üks päev muide rääkisin oma sõbrannaga sellest, et kas peaks kuidagi hakkama tähistama seda või mis sellega tegema peaks. Ma ei ole väga suur sünnipäevade selline fänn või tähistaja tegelikult. Pidutseja ei ole, sa mõtled või? Jah, just nagu pidutseja, ma hea meelega tahaks olla kuskil soojal maal ja niisama tiksuda basseini ääres sõbrannaga kahekesi. Et see oleks mu ideaalne sünnipäev ja siis õhtul minna teatrisse või teha midagi toredat ja niimoodi, aga kui 40, ma ei tea, inimesed ju kuidagi tähistavad neid suuremaid numbreid, et me mõtleme küll, et võib-olla peaks tähistama temaga sellepärast, et meil on lähestikku sünnipäevad lihtsalt, et siis äkki koos on mõtleb midagi toredamat välja, eks ole, jaa. Minul oli 40. sünnipäev eriline, võib-olla ka natukene sellepärast, et kunagi minu lapsepõlves räägiti 40 küünlast ja see oli kuidagi väga see oli küll üks teine lugu täiesti ja nii edasi, aga ma tegin selleks sünnipäevaks spetsiaalselt veini ja külalistele vanalinna tuuri ja käisime, ühesõnaga, see oli suur pidu ja see oli minu pidu minu külalistele, pigem nii pidi. Ja mul on hea meel, et ma seda tegin, sellepärast, et see ongi jäänud et ainsaks selliseks suureks kogunemiseks, aga kuna oli võimalus, olid tingimused, miks siis mitte ära kasutada seda olukorda? Jah, ma ütlen, tegelikult kui tuleb mingi tore idee, siis ma arvan, et seda on väga vahva teha. Aga lihtsalt natuke ma ei ole natuke vist tõesti see klassikalise sünnipäeva ja peo sõber. Et siis see peaks olema tõesti midagi natukene out of box ja midagi toredat ja täpselt sinu näide oli väga, ma võiks küll teha enda veini. Võib-olla isegi praegu, kui alustad, saad sünnipäevaks õigesti valmis ja hästi etiketid, pudelid, sünnipäevakingitused, mõtle, missugused kõik kaasa. Aga rääkides millestki väga isiklikust. Sandra, kas sa tead, et minu jaoks lapsest saadik, võib-olla sellepärast, et ma kasvasin Pärnus ja sinna tulid ikka aeg-ajalt merekoolist kursandid, Kuubalt ja teistest eksootilistest piirkondadest ja nad olid teist tooni, ütleme nii. Ja ma nägin inimesi, kelle puhul ma ei olnud kunagi varem lähedalt näinud, et kuidas nad täpselt siis välja näevad. Aga ma märkasin, et mõned inimesed neist on ilusamad kui teised. Ja siis ma mäletan, ma kuulsin esimest korda sõna mulatitar. Ja ma mäletan, et ühel hetkel tekkisid kuidagi, ma ei tea kuhu kohta, aga minus, nagu ma hakkasin, lapse silm hakkab tähele panema, mulatitaridega kalendrit. Bikiinipiltides ei midagi siivutut, kenad tüdrukud. Ja siis ma mõtlesin, et kui mina saaks olla kunagi mulatitar. Ja siis mu ema seletas, et see nii päris ei käi, et selleks tuleb sündida ja siis
no siis ta seletas, et üks peab olema ühte värvi ja teine peab olema teist värvi. Sandra, kas sina oled muletitar? Mina olen muletitar. Ja see on nüüd see koht, kus ma tahan öelda sulle, et sa oled väga ilus naine. Aitäh! Sa oled alati olnud väga ilus naine ja ma olen alati tahtnud lähedalt vaadata. Kuidas sa suhtud sellesse, kui üks, minusugune keskeas veidi üle rohkem jääb siin niimoodi ainiti vaatama? Ma ei ole sellesse kunagi pahasti suhtunud. Ma ei ole isegi pahasti suhtunud, kui inimesed tulevad suvaliselt tänaval mu juurde ja tahavad mu juukseid katsuda, sest ma saan täiesti ka aru. Jah, juhtub, väiksemana juhtus nagu rohkem, aga just alles mõned nädalad tagasi üks proua tuli, ta oli nii siiras ja nii vahetu ja nii armsalt vaimustuses, et no kuidas sa ütled talle, et mine ära nüüd või mingi ära näppi mind. Et mul ei ole kunagi selle vastu midagi olnud. Jah, ei ole. Ja see on ju tore, kui inimesed arvavad, et sa oled ilus. Mitte, et nad vaatavad mingil muul põhjusel sind. Jaa, aga kus sa aru saad? Sellepärast, et eestlase ilme on ka ju see niisugune nagu pokkeri nägu. Saad aru, jah? Saab aru, saab küll aru. Mis muutub inimese näost, kui sa saad aru, et ta vaatab sind nagu rõõmuga või hea tahte? Inimesed, nad hakkavad tavaliselt ikka häbenema, ega nad eestlane ei ole väga sükene, et niimoodi julgelt tuleks ja ütleks, et issand, sa oled nii selline. Et pigem kui sa ikkagi nendega silmkontakti lood, siis nad ikkagi löövad pilgu ära kuhugi mujale, või siis naeratavad ja siis lükkavad pilgu mujale. Aga sellest saab aru muidugi, see juba pilk on teine. Aga keda sina niimoodi vaatad? Keda ma niimoodi vaatan? Ma ütlen, minu jaoks peab, ma üldiselt tänaval väga inimesi niimoodi ei jõlita. aga võib-olla seltskonnas ma jään vaatama ikkagi neid inimesi, kellel ma saan aru, et on mingisugune huvitav jah, just see karakteri osa või mingisugune kuidagi, et nad paistavad kuidagi mingisuguse iseloomujoonega välja. Neid ma võin küll vahtima jääda. jah, need juuksed, ma saan aru, et need on ka üks põhjus, miks sa läksid tegelikult lõpuks juuksuriks õppima ja nende juustega seoses, kas see on mingi mälukild, ma ei mäleta nüüd täpselt kas lapsepõlvest, aga mulle tundub, et ikkagi ajast, kui piirid olid veel kinni ja Eestit veel sellisel kujul, nagu ta täna 35 aastat juba on olnud, ei olnud veel. Aga toona räägiti sellest, et ega nende teist värvi laste kasvatamine niisama lihtne ei ole, et nendel peab olema, neid peab teistmoodi, nende nahka peab teistmoodi hooldama ja nende juukseid peab oskama teatud moel kammida ja mõni aeg tagasi nägin ma isegi ühte ajastud raamat, kus seesama asi läbi käidi, vanematele tehti koolitus, et nad saaksid tüdrukule patsid, sest tüdruku juuksed olid ju hoopis teistsugused. Mis on nende juuste ja selle naha eripära? Oled sa aru saanud? No, nahaga on see mingil põhjusel, et nahk on hästi kuiv ja sellised õhukesed kreemid, mida võib-olla sinagi kasutad, ei toida ära lihtsalt seda nahka, et seal peab olema jah, sükene rammus ja millega sa siis saad kreemitada ennast? Shea-või näiteks on väga hea ja Shea-või on juustele ka väga hea, et seda võib igale poole mökerdada. Vähe panedki juustele seda või? Shea-võid pigem nagu peanaha niisutamiseks ka. Ja tegelikult võib juuste otstele ka panna väga, väga vabalt, et selles mõttes see on sükene natuke universaalne võie, mida saab hästi laialdaselt kasutada, sellest saab ise ka veel kokku igasuguseid mökse ja kreeme teha, et seal on hästi palju kasutusvõimalusi ja ta on tõesti hästi niisutav ja mõnus. Mina kasutan Shea-võid, jah.
on see sul alati olnud, vastu ei ole hakanud veel või? See ei ole mul alati olnud, sellepärast et ega kunagi ju, see on alles ma ei tea, ütleme mingi siin 20 aasta jooksul võib-olla on hakanud niimoodi kättesaadavaks saama, sest et ega kui mina olin väike, siis me käisime seal Pelgurannas Minski poes ja ostsime sealt vene šampooni ja balsamit ja nii oli. Et selles mõttes Kas peapesu oli sõna otses mõttes valus? Peapesu ei olnud, aga see pärast peapesu kammimine kestis meil ikka siuke paar tundi ja pärast ikka korralikult pea valutas, sest et ei olnud õigeid kammeharju vahendeid, niisutajaid ja nii edasi. Ja ega need šampoonid, balsamid ju tegid ka takku. Ega nad see midagi lahti ei teinud. Et siis pärast pidi kõik need rastakesed ilusti lahti kammima, jah. See oli valus, oli küll, seda ma ei taha korrata. Kas sul olid lapsena pikad juuksed või kui pikad nad sul olid lapsena? Mul on kuidagi alati olnud niimoodi, et nad mul siit kuskilt keskseljast enam pikemaks väga ei kasva, sest kuna ongi juus on nii kuiv, siis ta lihtsalt katkeb ära mingi hetk. Et umbes nii nad on mul olnud ja õlast natukene üle ja niimoodi. Aga endal seda mõtet, et kuna see kammimine on nii valus protsess olnud, et käärid sisse ja hästi lühikseks? Ei, sest et mul esimeses klassis ma sain kuskilt organiseerisin täid endale pähe ja siis mul lõigati poisi pea ja ma nii vihkasin seda. Ma tõsiselt vihkasin seda, minu meelest ma nägin välja nagu tead need siuksed 8-90 aastased prouad, kellel on siuke see ümmargune pisike soeng nagu see ja see pärast seda ma ei ole kordagi tahtnud endale lühikese juukseid. Küll aga ma mingi hetk fännasin sellist artisti nagu Skanke Nancy, kes oli ju vist on siiamaani kiilakas. Kiilakas, jah. Ja siis ma olen oma elus läbinud korduvalt faase, et äkki ma peaks korraks kiilakas olema. Aga selleni ma pole veel jõudnud. Kas millestki jääb puudu? Masinad on sul olemas. Masinad on olemas. Millest jääb puudu? Tead, seal peab olema hästi ilus peakuju ja ma ei ole kindel, milline see mul on, sest ma ei ole seda kunagi näinud niimoodi. et ükskord kunagi ammu lõikasin või ma ei tea, see ei olnud vist mina, kes lõikas, aga mul vend lõikas endale hästi-hästi lühikseks juuksed, täitsa peaaegu kiilakas. Ja siis minule tundus kogu aeg, et tal on jube ilus peakuju. Ja siis ta lõikas ennast kiilakaks, tuli välja, et tegelikult ei olegi. Tegelikult tal olid mingid naljakad, siuksed mingid asjad seal taga kuklas ja need ei paista ju niimoodi suure pahmakalt välja, nii et ma ütlen, et võib igast üllatusi tulla, ma igaks jõuks ei ole veel tihkanud teha seda, aga see võib juhtuda üks hetk. Kas see juuksed on muutunud ka nende pea 40 aasta jooksul? Mulle endale tundub, et õhemaks on jäänud. Ikka see sama probleem. Mitte õhukeseks, aga õhemaks mulle tundub, et on jäänud ja mulle tundub, et nad on natukene taltsamad. Aga ma ütlen, et see tõenäoliselt on nende toodete kättesaadavuse pärast. Ma eeldan, sest mis siin muud ikka siin väga muutuda saab. Vanadus on ka üks asi, mis natukene juust muudab ja oma kogemusest saan öelda, et mul on eluaeg olnud pulksirged juuksed ja arvan, mida ma tahtsin, kõige rohkem loomulikult lokke. Ja siis, kui mul hakkasid hallid juuksed tulema, siis ühel hetkel, kui hallid olid juba pikad, siis ütles mu juuksur, et aga need on lokkis. Jah, ma olen seda oma klientide peal ka näinud, et need hallid karvad osadel on täitsa krässus. Aga milline on mulatitari hall juus? Mulatitari hall, muide, vaata nüüd mul on kinni punutud, mul tegelikult isegi on paar tükki. Tõsi, ja uhkusega ilmet peaks praegu nägema. Sellepärast, et ma isegi ei teadnud, kas mul tulevad hallid juuksed, sellepärast, et tihtilugu on mustanahalist niimoodi, et neil ongi need tumedad juuksed lõpuni. Aga siis ma olen siin ikkagi suutnud
no 4-5 tükki kindlasti on. Ja siis ma ei lase neid ära ka tõmmata ega kitkuda ega midagi teha ja ma ei värvi ka juukseid, nii et siis mul ikka aeg-ajalt mõni sõbrannal ütleb, et issand, sul on hall karv, ma tõmban ära. Ma tõmba. Minu oma vaevaga kasvatada tolle. Aga sirge on, ei ole lokkis. Sa kujutad ette siis, eks ole? No ootad sa siis põnevusega oma sirgeid halle juukseid? Vot see võiks ilus olla. Kui mul tuleksid, vaata mõnel inimesel on see perfektne ilus hall ja kui tal on nagu ilusti see välja kasvatatud ja kannab välja selle, no minu see on nii ilus. Ja kui mul see tuleks, siis ma oleksin väga õnnelik, aga mul on kuri kahtlus, et seda ei juhtu. Miks sul niisugune kahtlus on? Sest et need paar tükki on ka siin ikkagi väga vaevaliselt ja no on aega nüüd atre seada neil. No ma annan, vaatame. 20 aasta pärast äkki. Kas on hallide juustega eeskuju sul isa poolt suguvõsas? Ei ole, ma ütlengi, et meestel on ju kõikidel hästi lühikesed juuksed seal, neil isegi nad ei kasvata väga neid. Aga meestel on emad. Ja meestel on emad, aga ma ei ole naisliini ju väga palju näinud, ma nägin oma nii-öelda kasuvanaema siis, kes on ka nüüdseks juba lahkunud ja temal oli see turban peas, nii et ma ei näinud, mis juuksed tal on. Assa. Nii et ma ei tea, mis neil seal peas toimus, jah. Pean neid vaatama enda pealt. Siis on edasi öelda. Ilu etalonidest või ilusate naiste, ilu võrdkujudest 2 kodu näitel, üks on Ghana ja teine on Eesti. No kummassegi sa otseselt ei sobitu, eks ju. Kui Ghana rahvariided sa selga paneks või rahvuslikud riided selga paneks, siis oleks sa liiga lahjake ja liiga heledake, eks ole. Ja kui sa meie rahvariided selga paned, siis paistad sa ka välja ja kuidasmoodi sa ise ennast tunned, kus sa kodus oled? Eestis ikka. Ja Eesti rahvariided on mul kapis ja nüüd ma olen korduvalt selga sikutanud juba väiksest peale, nii et no Ellerheinal olid omad riided, aga mis sinu rõidmed on? Tead, mul oli ju vanaisa ka rahvatantsuõpetaja, mul on praktiliselt kõik suguvõsas olnud rahvatantsijad ja siis tänu sellele meil on see rahvatants on meil hästi peres olnud kogu aeg, terve elu. Ja kõik tantsupeod me oleme läbi käinud ja laulupeod ja tantsupeod ja kõik peod oleme me läbi käinud, võib-olla sellepärast mul peod ei meeldigi, ma ei tea. Ma saan tegelikult jah aru sellest küll. Aga hetkel on mul kapis muhuriided muide, kuigi mul ei ole otseselt muhuga endal peale selle, et mul on elukaaslane pool muhu mees. Ei ole minul otseselt sellega küll mingit seost, aga mulle nii tohutult meeldib see kollane värv, mis selle seelikul on. Ja üldse kollane on mu lemmikvärv, nii et nemad on mul kapis ja ootavad, kuni ma uuesti selga sikutan. Sikutan, sest ma ei tea, kas tegelikult läheb mulle, võib-olla ei lähegi. Aga ilu etalonidest rääkides, mis on suurim erinevus ilu osas, kui võrrelda Ghanat ja Eestit? Mulle tundub, et eestlased oskavad rohkem oma naturaalset ilu hinnata. Sest Ghanas on näiteks kõik see, mis on sul loomulik, see on nüüd muutunud, juba vaikselt ikkagi nagu muutub õnneks, aga Ghanas on näiteks see, et kõik see, mis on sul loomulikult on nagu sükene, ei ole eriti hea märk ja kui sa lähed, mina läksin esimest korda Ghanasse, mul oli see oma selline sorakil tuust peas, sest mulle meeldis nii ja siis mu isa pidi pikali kukkuma, kui ta nüüd esimest korda nägi, sellepärast, et tolle ajal käisid seal ikkagi sükeste oma sorakil juustega ainult süksed vaesed ja hoolitsemata inimesed, et neil on ikkagi hästi tugev see praegu mul on ka patsid peas, aga kogu see punumiskultuur ja patside punumiste ja parukate kultuur, enamus ju käivad parukatega ja kõik süksed pikad need kleebitavad ripsmed ja süke hästi tugev meik
ja kõik siuksed asjad on seal, ma ei räägi nüüd maapiirkondades on teistmoodi, aga just seal linnakestes ja suuremas linnas on ikkagi jah, siuke võltsilu on seal hästi teemas. Miks? Vot, ma ei tea, mulle tundub, et nad kuidagi üritavad hästi olla siuksed lääne poole suunatud, on ju mingisuguse, ma ei tea, kust neil see tuld on, neil kuidagi on jah, neil siuke arusaam, et tead, see võib olla see, et kui sa suudad endale seda lubada, siis järelikult sa oled ikkagi jõukas ja pädev inimene. Ma arvan, et see võib olla see. Jaa. Aga kui sa Eestis vaatad selliseid inimesi? Ma ei ole üldse väga suur fänn igasugustel nendel suurtel võltsasjadel, kuigi ütleme nii, et igapäevaselt mina näiteks ise meiki väga ei kasuta. Enamus ajast välja arvatud suveperioodidel mul on oma naturaalsed juuksed, ma ei värvi ise, kuigi ma olen juuksur. On nagu see kinksepilukinkad. Ei, mitte isegi sellepärast, ega tänapäeval on kõik väga okeid juba need värvid ja võib vabalt värvida. Ma lihtsalt kuidagi, mulle meeldib mu juuksetoon. Ja ma ei tea, kuidagi, laval ikka kasutan igasuguseid kulinaid ja tulesid ja vilesid, eks ju, aga igapäevaelus mulle pigem meeldib olla ilma asjadeta. Sul on väga ilusat värvi silmad ja sul on väga ilusat värvi juuksed. Kas neil on oma tooni nimetus ka või? Ei, eraldi ei ole. Must ei saa ju selle kohta ju öelda. No, ta on siuke väga sügav pruun, tõmepruun. Ja. Kui sa tahad juuksuri keeles teada, siis ta on siuke 3.-4. aste. Aga see ei tule tuubist, vaid see on sündinud. Sa oled sündinud nii. Just, jah. Tõsiselt ilus. Kas mõni klient on tulnud öelnud ka, et ma tahaks ka seda värvi juukseid või sellist? On ikka. Ma olen isegi mingisuguse peotarbeks ühele kliendile teinud siukse afrosoengu. See oli mingi tohutu ettevõtmine. Ma tegin seda kuidagi selle vanaema vanaema see juukseklamper või see juuksenõel tähendab siukene lai, siis selle ümber kruttisin juuksed ja siis kuumutasin kõik niimoodi väikeste salkudega üle. Tuli väga lahe. Mitu tundi sa tegid seda? See oli mingi, oi jumal, ma ei tea, 4 või vist 4 tundi äkki tegin seda, umbes nii. Siis tal õnneks väga palju juukseid ei olnud? Ei, paksud ei olnud, aga see ongi, et see salk on lihtsalt nii peenike, et sa ei saa seda paksu salku sinna ka nagu panna, siis see võtab nii palju aega. Jumalukene küll, mida kõike ilu nimel välja ei mõelda ja ära ei taheta, et teha. Kas sa enda juuste hooldamiseks said ka sellest juuksurikoolitusest mingeid nippe? Kas selles osas on juuksurikoolid ka juba arenenud ja avanenud? Sellel hetkel isegi väga ei saanud, jah. Ma isegi arvan, et see võib-olla isegi täna ei ole veel väga teemas kogu afrojuust. Ega tegelikult, mis afrojuust, et siin kõik asiaatidel on ka täiesti teised juuksed ja nii edasi, eks ju. Et seda ma kahtlust, võib-olla ma teen nüüd liiga kellelegi seal koolis, aga ma kahtlustan, et ei ole veel väga see teemas ja seda nagu selles mõttes ka mõistetav, et ei ole ju mõtet panna mingit tohutut ajakulu mingi asja alla, mida sa hiljem ei saa kasutada või kuidagi ära kasutada. Aga kus sina siis juuksuris käid? Mina ei käigi? Ma ei käigi, jah. Ei, nüüd on, kui ma tahan patse põluda näiteks, siis on Eestis on nüüd juba tekkinud ikkagi väikene sükene Afrika kogukond, kes naised punuvad patse. Mina käin nende juures. Ja kui mul on vaja lõigata või midagi, ma ei tea siis, mida veel teha, siis ma tegelikult, mul on hea sõbranna, kelle ma niimoodi vaikselt tal on välja koolitanud, siis tema hoolitseb minu juuste eest. Kas sa, sündides ei saa lapse sugu valida, aga kas sa oled
pigem rõõmus, et sul on 2 poega või natukene tunned puudust sellest, et... Natuke tunnen ma olen väga rõõmus, et mul on 2 poega, ma ei vahetaks seda mitte millegi muu vastu. Ei mõelnudki üldse nii. Aga alati, mul ikka on alati, ma millegipärast olin täitsa kindel, et mul teine laps on tüdruk, sest et kuidagi kõik oli nii teistmoodi ja siis üks poiss juba on, et siis oleks loogiline, et tuleb teine tüdruk ja siis ei tulnud. Et siis kuidagi natuke ikka tahaks, jah. Tahaks ikkast miniversiooni endast näha. No sul on aega veel. On aega, aga ma ei tea, kas tahtmist on. Aga need 2 poissi, no tänaseks juba parasjagu suured. Üks saab 18 kohe ja teine sai 5. Juuksed peas, soengud, missugused? Ja. Nagu jalgpalluritel või? Ja, võt nemad ongi need, kes mun käsi mõnusalt soojas hoiavad. et kogu aeg on ikka vaja midagi siit ja sealt lõigata ja timmida ja... Aga millised juuksed neil on? Sinult päritud? Neil on... Muhumaa mullast? Võt see muhu muld on ka natuke lokkis tegelikult. Et neil on lokkis mõlemal, aga neil on heledamad juuksed kui minul ja pehmemad lokid, neil on natukene rohkem siuke eurooplase lokk. Kui ma ei tea, kas siuke asi, kus eksisteerib eurooplase lokk. No me tegime just. Aga me just tegime. Eurooplase lokk. No siuke pehme, aga hästi lokk, hästi tugev lokk. Jah. No jaa, kedagi ei saa eeskujuks ka tuua, sellepärast, et me ju ei tea, et kust nad oma lokid on saanud. Yeah, just. Purgist või kuidas iganes. Aga poistest rääkides, ma iga aeg-ajalt panen tähele sotsiaalmeediat jälgides, kuidas moodi räägitakse sellest, et poiste vanemad või meeste emad ei ole osanud oma poegi korralikult kasvatada, et vaadake, millised mehed neist on saanud. Sul on väljakutse selles osas ka vastu võetud. Kas sa mõtled sellele vahel? Millised mehed neist poistest saavad kunagi kellelegi? Ma vist ei ole niimoodi otseselt sellele mõelnud. Ma lihtsalt üritan kasvatada või kuidagi suunata neid nii, nagu mulle tundub, et oleks meile ja teistele kõige parem. Et selles mõttes ma ei ole niimoodi mõelnud, et ma nüüd pean kasvatama siit mingisuguse... Mulle tundub, et me oleme mõlemad laste isaga normaalsed inimesed. Saame maailma asjadest üldiselt vist, mulle tundub aru. ja mingitest asjadest, mis on okeid ja mis ei ole okeid, et seda me ka oma lastele edasi anname. Ma ei tunne, et ma peaks nüüd väga süvenenud kuidagi mingit plaani koostama, kuidas kasvatada neist normaalsed inimesed. Sest et normaalsest perest ma loodan, et tulevadki normaalsed inimesed. Aga emana teed sa poiste eest asju ära või kuidas see käib? Oleneb mida. Mul on sellised kaks poolt minus, üks on see, kes on siuke, teeks kõik ette taha ära ja teine on see, kes ei taha mitte ühtegi asja nendest ära teha. Et see väga oleneb, mis see on, mis on vaja teha. No sa oled ise väga iseseisvaks lapseks saanud kasvada, ka pidanud kasvama, sest kui ema on teinud tööd, mida ta on teinud ja õde-venda jäävad kasvama vanaema, vanaisa juurde, siis see loob teistsugused tingimused ja iseseisvus tuleb moel või teisel paremini kätte. Sa ise lendad ka tohutul moel ringi ja ma kujutan, et ega su kaasa ei ole ka sugugi mitte see juurtega tamm paigal, kes püsib. Mis see poistega on teinud? On see andnud neile pideva sellise võimaluse ennast otsida või kuidas kasvatada normaalselt? Kuidas kasvatada normaalselt? Mina olen läinud seda teed pidi, et ma
kuna mul endal oli väga selline reeglitepõhine kasvatus, siis mina olen läinud seda teed, et pigem vähem igasuguseid keelde ja mingisuguseid piiranguid ja mingeid asju, mida ei tohi kindlasti teha. Ja pigem nagu lasta teha oma vead ja oma sellised käimised asjad ära. Muidugi siin ei ole päris nii, et taevas on limiit, et kuskilt tuleb ikkagi piir. Taevas on madal. Jah, taevas vahepeal tuleb allapoole. Et aga ma ei ole, mulle ei meeldi, kui inimesi niimoodi jõuga piiratakse, ütleme siis nii. Suunatakse, jah, väga okei ja peabki, aga jah, sükestes keeldude maailmas mulle väga ei meeldi elada. Sul on läinud hästi või natukene paremini? Mul on läinud väga hästi. Mulle tundub. Ja teistele ka tundub. Enesekindlusega on sul kõik alati hästi olnud ja seda ka ilmselt enne Tiia Ester Loitmega kohtumist, eks ju, ja see on tulnud kodust. Ma ei teagi, kus see tulnud on, sest mul vend on pigem tagasivõtlikum kui mina. Ma ei tea, kus see mul tulnud on. Aga enesekindel on tema ka. Vähemalt nii on jäänud ekraanilt mulje, ka lavalt mulje. Ta ei oleks teinud ju neid töid, mida ta on teinud. Seda küll, aga ma ei teagi. Ma jään sulle vastuse võlgu. Ma ei tea, kus see tulnud on, ausalt öeldes. Läbi mingi valusa kogemuse igal juhul mitte? Või? Ei, tõenäoliselt ikkagi see, et oled ju pidanud seisma enda eest juba pisikesest peale, on ju, oled kuidagi pidanud mingisuguse koha välja võitlema, on ju. Ma käisin ju, läksin ju Inglise kolledžisse, see oli ka natukene sükene keskkond, kus sa pead ennast ikkagi kehtestama, sa pead ikkagi tõestama, on ju, leidma või mitte leidma, vaid kuidagi asetama või panema ennast mingisugusesse gruppi, on ju, et see kõik tegema on kujundanud. Katsed, et sinna gruppi saada. Just, et see kõik on kujundanud ja ma arvan, et sealt see tuligi, sest minu maailmas ei olnud sükest varianti, et ma jään kuhugi lohverdama kuhugi laua alla, et ma pidin ikkagi olema, kui oli vaja sooritada, siis ma ikkagi sooritasin ennast siin ja punnitasin ennast kuhugi. Aga kus see teadmine on tulnud? Võt, ma ei tea, ma ei kujuta ette. Kui sa küsid, kas mul on olnud mingisugune tohutult traumaatiline kogumis, ei ole. Sest vastu hambaid, vabandust, sa ju ikkagi saanud ei ole või oled? Ei, vastu hambaid ei ole saanud. Aga mõnitatud on? Ja on muidugi. Ja sa oled vastu öelnud? Alati. Kus see julgus on tulnud? Sest on ju alati võimalus, et kui ütled ühe sõna, saad 2 või rusikaga. On, ei ähvardatud on ka ja ega mul ka see keps ikka all värises korralikult, ega ma tegelikult ju kartsin, aga välja jah, ei ole, ma ei tea, mul tuttavad ja sõbrad ütlevad ka, et issand Sandra, sul on alati siuke, et sinust ei saa kunagi aru, et sa üldse nagu närvis oleksid, vaid siin midagi üldse mõjutaks, tegelikult eks ma ikkagi sees ja mul on ikkagi samamoodi, vahel ma kardan ja vahel on mingisugused muud tunded seal sees, aga mina ei tea, jah. Ma ei tea, kus see tund on. No küll sa selle välja mõtled ja järgmine kord, kui me kohtume, siis ma küsin su käest seda ja siis sa tead seda juba öelda. Igal juhul on see imetlusväärne oskus olla enda eest kohal ja julgeda suuta öelda midagi olukorras, kui sind rünnatakse moel või teisel ja nähtavalt sihtmärk olla, see on midagi, mida me vist keegi ette ei oska kujutada, sina tead seda oma kogemusest. Tead, seal on see ka, et ega sul, mis see teine variant on siis? Et lased... Oled põõsas? Nagu sa ei saa ju terve elu põõsas istuda, et sa pead ju põõsast ikkagi välja tulema ja ega need inimesed ju ei kao mitte kuhugi, isegi kui me täna oleme jõudnud juba päris heasse olukorda, on ju. Sa mõtled Eestis? Ei,
üldse maailmas, kogu maailmas, ega see on igal pool niimoodi, järjest ju jälle vahepeal tulevad kuskilt USAst hüppavad välja mingisugused grupid, kes jälle midagi elust arvavad ja see on igal pool, see on üle maailma niimoodi, see ei ole ainult Eestis, et selles mõttes ei saa ju, noh, no kuidas see siis muutub, kui sa seal põõsas istud? et ikka ju, no mis sa siis lased ennast peksta, kui sa saad ju midagi teha, öelda. Kui vingelt või räigelt sa ütled? Või kuidas sa? Ma ütlen täpselt, doseerin vastavalt ütlejale. Tunnetad peenelt? Jah, et ma võtan selle kaalu otse temalt, et ma ei pane üle ja ei ütle vähem ka. Reageerimiskiirus on siis järelikult kaasas. Väga kiired. Kus, näed ja jälle ma tulen selle sama küsimusega, kus seegi alguse on saanud, aga kuskilt ta sinusse on tulnud kosmoseteadusega, sina ennast siduda siiski ei soovinud, rääkides pärandist. Mina mitte jah, aga noh, niimoodi otseselt mitte, aga kuidagi on see ikkagi alati kaasas käinud nii minuga kui ka isegi minu vanaisaga tegelikult ja noh, isaga teadupärast on sellepärast ta seda küsid. Ja mu vennaga, et kuidagi see on alati meil kuidagi osa olnud meie elust, jah. Aga astronaudiks ma ei ole kunagi tahtnud saada. No aga äkki ikka kunagi käid ära, vaatad, noh, lõbureisijana nagu kas või, et kuidas see sealt paistab? Seda ma isegi ei igatse. Jah, ei igatse. Niisugust perspektiivi maailmale või maale, kui sellisele mitte? Ei, aga mul on selline lootus või usk, et äkki seda näeb siis, kui peab siitmalt ära minema. Need soovid kipuvad täide minema ja ma olen kindel, et siis sa näed seda kindlasti. Ja, ma loodan küll, jah. Aga enne veel, räägi mulle, sa oled jälle laval ja näitlejana laval. No sa viitasid oma 32. keskkoolile ja sealt saadud teatripisikule otseselt näitlejaks sa ei saanud, sest noh, huvi läks enne ära, kui sa teise vooru läbi jõudsid teha lavakast, aga millal sa viimati, no kui me nüüd seda augustis etenduvat tükki ja sinu sealset rolli ei arvesta, millal sa viimati olid laval, näitleja? Mitte üldse nii väga ammu, ma olin tegelikult pikalt vist äkki isegi 4 aastat, 4 või võib-olla isegi 5 aastat Draamateatris sellises tükis nagu Mephisto ja jah, seda me tegime pikalt ja see lõppes ära no võt, kas nüüd eelmine suvi või üle-eelmine suvi. Ja siis ennem seda ma olin just olnud Viljapalmi suvelavastuses koos Draamateatri toredate naistega. Nii et mul tegelikult on olnud viimastel aastatel ikkagi väga palju lavalolekuid. Aga Tõnu Ojaga tangot sa varem tantsinud ei olnud? Ei olnud, et see on nii lahe. See on nii lahe, sellepärast, et Tõnu Oja on minu jaoks ikkagi nagu seal pätust. Ja kes see oleks võinud arvata, mitte keegi, mitte kunagi, et ma ühel hetkel olen proovis ja tantsin taga tangot, jah. Aga räägi sellest, mida sa seal täpselt veel teed. No tango on üks osa, laulma sind ilmselt ei lasta või? Tead, isegi vist lastakse korraks. Ikka läheb nii. Klaver on nurgas, siis klaver mängib. Jah. Ja noh, ei nagu, kui püss on ikka laval, siis peab pauku tegema. Ja klaver põõsas, just. Ja ma korraks ikkagi vist teen ka noka lahti, jah. Muidu on sõnatu roll. Ja muidu seisan niisama. Mis ma teen? Ja ma olen seal üks tore ilmatüdruk. Sellepärast on tüki nimi, et laavad jäätuvad aeglaselt. See on sinu repliik. See on minu repliik, see on repliik, mida see ilmatüdruk kogu aeg ütleb oma ilmateadete lõpus ja üleüldse
kogu aeg igast asjade peale. Et jah, ja mina siis sattun praktikale ühte ilmajaama, kus siis ootavad mind ees juba teised ägedad tegelased. ja miks see tango, no ja las ta jääb. No vot, sa pead tulema vaatama. Tõstamaale bussiliini olete juba säädnud paika, ma saan aru. ma loodan, et sellega on tegeletud ja muidu me oleme seal 4-3. No aga see on kindlasti kahtlemata tore seltskond, aga see laevad jäätuvad aeglaselt. See on tõesti selline repliik või selline lause ilmateadete lõpus, mis mitte ainult ei sümboliseeri, vaid tähendab ka seda, et kätte on jõudnud väga sügav külm talv ja see tähendab seda, et tuleb valmis olla. Nii on minu sisetunne alati olnud. Mida see lause sinu jaoks tähendab? Minu jaoks see võib-olla tähendab seda, et paljud asjad juhtuvad ja toimuvad nii, et sa ei pane neid ise tähele. Et ühel hetkel on järsku see laev kuskil kinni, aga millal ta jäätus, ei tea, sest seda hetke see kuidagi need asjad kuhjusid pikema aja jooksul. Minu jaoks see võib-olla tähendab pigem jah seda sellist aeglast ja aga hästi põhjapanevat muutust. Sinu elus on olnud mõni selline, tuleb meelde, ei? No proovi. On ikka. Mis mul esimesena mul tuleb meelde üks hästi süke tugev sõprussuhe, mis mul on olnud, mis kuidagi tundus süke lõputu ikkagi, et surmani. aga siis kuidagi jah, vaikselt mingid asjad kuhjusid ja juhtusid ja ühel hetkel oli lihtsalt ühel konkreetsel päeval oli kõik, kogu lugu. Minu enda sees, ma ei tea, mis tema sees toimus, aga näiteks minu enda sees, et oli selline, nüüd kui ma tagantjärgi mõtlen, siis pikka aega veninud selline kuhjunud, jäätunud kiht, mis siis lihtsalt ühel hetkel kuhugi jäigi kinni ja seal ta on. Ja seda muuta enam ei saa? Ma olen üldiselt sükene inimene, kes ma hoian väga kinni nendest inimestest, keda ma olen lasknud enda juurde lähedale ja ma üldse mitte kergekäel, ma ei anna üldse kergekäeliselt alla. Ma talun tohutult kaua igasuguseid asju ja üritan ikkagi pigem mõista ja andestada ja üritada võib-olla isegi ennast korrigeerida mingites asjades. Aga kui ma olen otsustanud, siis ma olen otsustanud üldiselt. Ma jäin mõtlema jah selle peale, et kuni surmani, tegelikult olitegi ju kuni surmani, selles suhte surmani. Jah. Lõpp on seegi omal moel. On. Oled sa muidu hea sõber? Jah. Kell 3 öösel telefone võtad vastu meeleldi? Oleneb kellel. Mul on pandud eraldi inimesed, kes pääsevad kell 3 öösel mulle liinile, jah. On seda kasutatud? Oled sa päriselt ka kell 3 vastanud kõnele? Sõprad ei ole mulle helistanud kell, ei on küll, 2 korral on. Ja siis ma olen vastanud ja olen teinud seda, mis on vaja. Hea tunne on see tegelikult, kui sa saad olla tol hetkel olemas, räägin kogemusest. On väga hea tunne ja kuidagi võib-olla on hea mõelda ka, et kui sa oled ise selles olukorras ja sul on see inimene olemas, et siis see on ikkagi väga oluline. Et selles mõttes mul ei ole, mul on päris kõikide kõnesid ma ei võta vastu ja nad ei saa isegi mulle helistada, sest mu telefon on selle sleep mode'i peal ja nemad on müüri taga.
aga need inimesed, kellele ma läheks ükskõik millal, ükskõik kuidas ja ükskõik millega järgi vastu, kuhu iganes, saavad mulle helistada kell 3 öösel. Palju neid on, neid inimesi? Neid on 3. Ja kui kaua nemad sinu elus on olnud? Üle 20 aasta. On nad läbi Ellerheina tulnud või läbi koolide või? Läbi koolide, jah, läbi koolide on, jah. Noh, ja muidugi mul on seal minu laps, minu poeg, kes ka võib mulle aeg-ajalt kell 3 helistada, kui tal on vaja koju saada. Ja mida ema siis teeb? Tellib Bolti või lähed, istud rooli? Oleneb olukorrast. Üldiselt ma proovin hakkama saada takso tellimise või kuidagi Bolti tellimisega, aga ei, ma olen ikka pidanud sõitma ka. Need ei ole palju olnud neid juhtumeid, aga vahel ikkagi jah, on vaja mõnest kohast natuke kiiremini ära tulla. Mõistagi, aga kas sa muidu oled kassi või koera inimene? Koera. Emased, isased? See on raske küsimus, mul on muidu alati isased koerad olnud, aga nüüd mul on juba 8. aastat emane koer. Lootuses, et? Ilma lootuseta. Nii et ma ei tea, isased ikka vist. Tegelikult vist ikkagi isased, jah. Aga mis teeb ühest naisest naiseliku? Ühest naisest naiseliku naise. No minu jaoks ikkagi iseseisvus, enesekindlus ja mingi eesmärk, mille poole nad liiguvad. Kas sa ennast pead selliseks? Tahaks pidada küll, jah. Miks tahaks? Sest ma ei ole selles eesmärgi osas päris kindel, aga pigem pean, jah. Mina pean. Yeah. Selle tunni lõpetuseks pean mina sind väga naiselikuks naiseks. Eesmärgid on ka olemas väga pikas plaanis ja väga kaugele me ju jõudsime kuni kosmoseni välja, eks ole. Ütle, et neid vähe on. Aga kas sul on mõni soovitus tänasele noorele naisele või siis iseenda nooremale versioonile? Üks asi, mille peale ma olen pikalt mõelnud, on see, et ära jää kogu aeg kellegi taha ootama. Kui sa tahad midagi teha, tee selle ära jää ootama, et keegi tuleb suga kaasa või et keegi ütleb jah või et keegi ütleb ma ei tea mida iganes. Lihtsalt tee ära need asjad, kui sul tekib mõte. Sest et ma olen nii paljudest asjadest, nii palju asju jätnud tegemata, sellepärast, et ma olen jäänud midagi ootama või kedagi ootama või et ma ei tea, ma ei taha üksi seda teha ja niimoodi. Tee kohe. Aga miks sa ei taha teha üksi? Miks sa tahad teha kellegagi koos? Miks sa jääd ootama? Sest kuidagi tundub, koos on toredam ja turvalisem ja võib-olla siis saab jagada kohe ja teha mingit, jah, kuidagi, ma arvan, et see on turvatunne. Aga tegelikult seda ei ole vaja, sest kui sa teed oma asja, mida sa tahad teha, siis sa juba oled oma turvatsoonis. Millal sa viimati tegid niimoodi, nagu sa praegu just soovisid? Tegin muide alles seoses oma ühe muusikaprojektiga. Nii et äsja kogenud seda tunnet väga mõnus oli, tehke järgi. Milline paik maa peal on sulle kõige olulisem? Milline paik? Kõige armsam, kõige olulisem? No kui me räägime konkreetselt mingit kohast, siis linnahall. Üleval all sees? Kogu üleval all sees. Stuudio on sul seal, ma saan aru? Ei ole. Ma küll elasin Kalamajas pikalt. Aga linnahall on kuidagi see koht, kus see oli meie üks esimesi. Esimene oli Sigade revolutsioon, aga teine projekt selle teatriklassiga, kus oli Kriisi muusikal. Ja see vist oli isegi äkki kuidagi 2 järjestikusel aastal, võib-olla ma panen praegu täitsa puusse, aga see kestis üpris pikalt ja see oli esimene selline projekt, kus mul jäid mingisugused
esiteks ma sain sealt väga palju ägedaid tutvusid, teiseks see kuidagi mingil põhjusel muutis täielikult mul kuidagi mingit maailma ja kõik need päevad ja õhtud ja ööd, mis me seal veetsime, olid nii olulised, et mul on kuidagi pärast seda on see kuidagi see linnahall on hästi sükene, kui ma elasin Kalamajas, siis tihtipeale, kui mul näiteks oli hästi kurb töö, siis ma läksin linnahalli katusele, istusin seal ja siis ma istusin seal ja ma ammutasin oma neid toredaid head energiat ja toredaid mälestusi, et see kuidagi rahustab mind maha ja ma ei tea, naljakas koht, aga nii on. Sandra Asilevi nimeline kivikene peaks siis jääma sinna linnahalli ühel hetkel. Ma usun, et sinu moodi mõtlevaid inimesi oleks tegelikult veel. Kas sa oleks nõus selle kivi säilimise nimel, selle halli säilimise nimel, kivi välja ostma? Nii, et ta jääb sinna paigale. See oleks väga lahe. On ju? See oleks väga lahe mõte. Igal ühel oma nimeline kivi. See oleks väga lahe mõte ja mina annaksin kohe oma need säästud, mida mul ei ole. Annaksin sinna, aga see on väga tore, see oleks väga tore mõte ja see mulle väga meeldiks see. Sest see koht peab jääma. Võiks mulle vähemalt. Nii meeldib see koht ja ma nii tahaks, et see jääks jah, ma alati, kui tulevad need uued mingisugused arutelud ja uudised selle linnahalli kohta, siis ma iga kord hoian seda hinge kinni, et palun ära tule see teavitus, et nüüd läheb lammutamisele või midagi juhtub sellega, et ma ka ei tahaks, et ta niimoodi laguneks, aga ma väga tahaks, et see jääks. No võt, näed, niimoodi neid soove järjest tuleb universumile, me neid siin esitame ja kellelgi on aeg neid hakata ühel hetkel täitma, aga sinu lemmiklõhn? Piibeleht. Mitte maikelluke, vaid just nimelt piibeleht? Piibeleht. Vaat kui huvitav. Kas sul on vahe ka, et kas on piibeleht või on maikelluke? Mul on küll vist, jah. Jah, on küll. Aga milles see vahe seisneb? Tead, ma mõtlen seda, miks mul see on sellepärast, et mul on suvilas, mul on terve elu olnud Väänajõeses suvila ja ma olen seal terve elu kasvanud ja see meenutab mulle seda lõhna, kui iga kord, kui sõitsid sinna kevadel sisse, siis tuli see pahvakas seda lõhna. Turvatunne? Jah, jälle. Jälle turvatunne. Vaata, kui vähe meil on vaja. Kas sul on oma väelaul või rituaal, mis sulle rahu toob? Ei ole vist otseselt sellist laulu. Unelaul, mingi meloodia, mingi? Ei ole, aga mul on kuidagi mingid lood, mis mul mingite emotsioonidega kuidagi toimivad oma vahel, et mul ühte sükest konkreetset ei ole, mis ma nüüd võiks paugust välja öelda, aga mul on jah mingid teatud lood, et kui mul on näiteks süke tuju, siis ma kuulen seda lugu ja siis see tuju muutub. Et süksed lood on küll, jah. Aga mingit ühte sellist ei ole. Keerulised olukorrad ja sina. No me siin põgusalt neist rääkisime ja sellest, kuidas moodi sa siis kepsud all värisemas, aga vastase pealt kogud jõu ja sõnastikku ja tulistad samaga vastu. Aga kuidas sa nendega muidu, kui ei ole selliseid olukordi, keerulised olukorrad kui sellised, kuidas sa nendega hakkama saad? Lähed läbi või? Ei, no ma lõpuks ikka lähen, aga mul on mingisugune selline komme, et ma sellistes keerulistes olukordades jään ülirahulikuks ja hästi kuidagi selliselt kainelt ja produktiivselt mõtlevaks. Aga väikestes olukordades ma võin ülinärvi minna. Siis ei ole mingist kainest mõtlemisest aisugi. Et ma üldiselt tõenäoliselt kõigepealt ajab see mind endast välja, aga siis ma korraks pean ennast koguma ja siis ma juba ikkagi kalkuleerin plaani, mida teha, kellega rääkida, kuhu minna,
mis edasi saab, mis järgmised sammud on ja nii edasi, ja siis ma sealt hakkan minema, jah. No täitsa praegu hakkas huvitama, et missugune on see pisikene olukord või see väike olukord, mis endast välja viib. Täitsa suve, näiteks lähen koju, küsin, kas koeraga käisid keegi väljas, ei käinud, selge, kõik. Selle asemel, et võtta koer ja minna välja, sa solvud või vihastad või? Ei, mulle ei meeldi, kui inimesed ei arvesta teistega, loomade või inimeste või ükskõik kellega. Aga kelle koer muidu on? Sinu oma? No mina tahaks öelda, et kõigi oma, aga tegelikult vist kõik teised on pigem seda meelt, et minu oma. Kelle käest ta süüa tuleb küsima, selle oma on, nii kipub see olema. Nali naljaks, aga... Jah, no ütleme see jah, süke utreeritud näide, aga no põhimõtteliselt jah, sellised väiksed asjad mind ajavad rohkem närvi kui suured probleemid. Kellelt sa šnitti võtad või kes su eeskujud on? Oleneb milles. No... Kellelt ma šnitti võtan? No muusikamaailmas on mul ühed eeskujud. Mingites muudes... ma ütlen, neid inimesi on palju, erinevatel aladel on erinevad inimesed, et oleneb millest mul on vaja šnitti võtta. Näitlemise osas kindlasti kõik meie vanema generatsiooni näitlejad, kes on mul kuidagi lapsepõlves elust läbi käinud, selles mõttes kas teatris või läbi teleekraani. Ja jah, kuidagi nii positiivsuse muide ma võtan oma ema pealt. Kui tore. Ta on kuidagi, tema on ka selline inimene, kes läbi igasuguste ta on ju ka kõik läbi käinud, väga erinevad faasid oma elus ja ongi, et kui meie olime väiksed, siis ta ju ka pidi palju töötama, reisima ja nii edasi, et ega see ei ole ju ka talle kerge, ei olnud talle kerge, et aga see, kuidas ta on suutnud ikkagi nagu kogu aeg seda positiivsust hoida, see on lihtsalt hämmastav, isegi mina väsin vahepeal nagu selles mõttes ära, et ma olin juba niimoodi, et ei, nüüd on kõik, ei, aga ta on ikka süke, et on küll halb jah, aga võt, see on nagu, et ta kuidagi selle šnitti ma olen ikka väga-väga tema pealt võtnud. See kõlas nii toredasti, sellepärast, et jaa, mul on meeles üks sinu ema antud intervjuu, kus ta kirjeldas just seda, kuidas ta oma töö tõttu teist eemal oli esinemistel mujal hotellides nuttis, helistas igal õhtul ja see ei ole kerge. Millal sa viimati ema käest emana küsisid, et kuule, kuidas sina jaksasid? Ma ei ole niimoodi otseselt küsinud, sest et ma olen aru saanud, et ega ega te ei jaksadki, aga lihtsalt mis see muu variant oli, et nii aga just oli. Nimelt, et kuidas sa jaksad? Tead, mulle tundub, et ma ei ole jah küsinud, aga ma ütlen, et see millegi pärast ja ma ei tea, kust ta selle võtab, selle jõu olla sellise pigem positiivse mõtlemisega kogu aeg. Ja see on väga edasiviiv jõud, eriti kui see ei ole see võrds positiivsus, et või see päriselt. Ja sinu ema see ei olnud seda, ju ei siis ega ole ka täna, just. Eks ole. Et imetlusväärne. Nii tore, et sa ta sisse tõid. Kuidas tal muidu läheb? Tal läheb hästi, ta endiselt laulab, ta endiselt annab laulutunde. Varsti hakkabki õpilase vastu võtma, kui keegi soovib. ja ei hästi läheb, elab mulle kaasa, elab vennale kaasa ja saab oma elus ka endiselt teha neid asju, mis ta tahab teha. Ja endiselt on positiivne ja rõõmus ja isegi kõik mu sõbrannad on juba otsustanud, et Siiri on nende sõbranna, sellepärast, et ta on lihtsalt nii äge ja positiivne. On tema see naiselik naine sinu meelest? On, kindlasti on. On ikka, jah. See on lihtsalt nii tore on mõeldada peale, sest et ma olen suur ema-fänn. Ma olen väga suur oma ema-fänn. Mis see tähendab? Ma imetlen igasuguseid asju tema juures. Mulle meeldib
võib-olla ma olen sealt ka võtnud selle, et mul on ju ka 2 last, aga ma ometi siin teen ka 100 erinevat asja, et sul on Muhumaa mees ka. Jah. Et ma olen selle ju ise lapsena ka läbi teinud, natuke ekstreemsemalt on ju küll, aga et see on oluline ka, et sa ei jätaks enda asju ikkagi nagu päris tegemata ja et sa ei kaotaks ise ennast ära ja et sa jätkaks ikkagi nende asjade tegemist, mis sinu hinge toidavad, sest et kui sina oled tühi, siis siis ei ole sellest üldse mingi kasu, on ju, et see on ka, ma arvan, tõenäoliselt tulnud kuskilt sealt temalt. Aga ta on igapidi nii äge, et ma isegi, kui ma hakkaks sulle praegu rääkima kõiki neid asju, miks ma arvan, et ta on äge, siis me saaks uue podcasti osa teha. Kokku lepitud, sellest tuleb uus osa. Aga Sandra, ma lubasin tunni sinuga veeta, no näed, läks tubli natukene rohkemgi. Ma loodan, et sul oli tegelikult tore. Mul oli väga tore. Minul sinuga ka. Ja. Peab ikka selle uue osa tegema. Vol 2 tuleb kohe. Vol 2 tuleb ka, aga ütle selle osa lõpetuseks, mis on õnn ja kuidas seda hoida? Ma arvan, et õnn on see, kui sa oled iseendaga kuidagi saanud sina peale ja sa ei pea isegi olema võib-olla üdini nagu selles mõttes 100% rahul, aga kui sa oled saanud selles mõttes sina peale, et sa tead, et sa suundud mingis sellises suunas, mis on sulle kuidagi hea ja kui su ümber on need inimesed, kes seda toetavad ja kuidas seda hoida, ole ise ka siis nende jaoks olemas, ole ise enda jaoks olemas ja siis äkki siis niimoodi püsibki, loodan. Eks ma näen seda kunagi, kas see toimis. No päev korraga, nii see läheb. Ja. Aitäh sulle, Sandra, ja mingu sul hästi. Aitäh ja sul ka. Ongi tänaseks kõik. Mina olen Piret Kooli ja kõik minu varasemad jutuajamised on tallel Delfi taskus. Viimane osa minu vestlussarjast Iga naine on lugu jõuab sinuni aga nädala pärast. Seniks sirvi ajakirja Eesti Naine, paberilt või veebis, sest sealt leiad alati midagi, mis lugemist väärt. Kuulmiseni!